Tervitan teid Hiiumaal kui Lääne-Eesti saarestiku biosfääri alal ja mul on au võib-olla öelda siis teile tervitussõnad ka laiemalt teiste biosfääri ala valdade nimel, et Saaremaa, Muhumaa, Vormsi ja Ruhnu on kõik osa meie biosfääri programmialast ja tere tulemast. Alustaksin oma juttu hoopis mõtetega, mis tekkis mul siis, kui minister ja asekantsler rääkisid skeptitsismist. Mul tuli meelde üks jutuajamine oma naabrinaisega, kes tegelikult on nutikas ja tore inimene. Paar aastat tagasi hakkas ju, mille eest naabrinaisega rääkisime ilmast. Ja ta ütleb, et oi, et ilm on nii hulluks läinud, et nii tuuline, et mees ei saa enam merele kalalegi minna, et kogu aeg on nii tugev tuul. Ja siis hakkab rääkima, milline vihm alles sadas maha, et viis tal kogu selle muruseemne ära. Ja aga et juunikuu oli nii kuiv, et pole sihukest juunikuud kunagi olnud. Ja ma ütlesin, jah, võt kliimamuutus ikkagi. Ja siis ta ärritus mu peale. Mis jutt see on, mis kliimamuutus? Pole mingit kliimamuutust olnud, mina seda juttu küll ei usu. Ja ma ei hakanud temaga pikemalt rääkima, aga see näide jäi mulle väga selgelt meelde. Ma mõtlesin, et milles on asi. Ja kui me täna räägime sellest haridusest, ma ka mõtlen, et ega siis vanemat inimest harida ei saa hakata talle rääkima kliimamuutusest ja paleofaunast. Et tegemist on siin mingisuguse väga tõsise sellise võib-olla, kasutan sõna võõrandumisega, et meie inimene, võib-olla see on Eesti inimese omadus, et ta ei oska tunnetada oma seost, oma enda igapäevaelu seost tegelikult mingisuguse suuremate globaalsemate protsessidega. Ehk siis seal võib-olla on vähemasti täiskasvanu hariduses, see on lihtsalt etteruttavalt, et täiskasvanu hariduses võib-olla on probleem seal, et see seos on meie inimese jaoks kuidagi kas kadunud või ei ole seda välja kujunenud, et näha oma väikese tegevuse, rolli ja osa globaalses mängus, et need asjad käivad nagu täiesti eraldi. Et mõnes mõttes biosfääri programmiala, mille juurde ma nüüd jõuan, on tegelikult üks eesmärke biosfääri alal ongi tuua kokku kohalik ja globaalne tasand ja kuulutab programm seda, et tuntud lause muidugi, et globaalseid probleeme me saame lahendada ka kohalikult tegutsedes. Arusaadavalt biosfääri alad, nagu siin meie saarestik näiteks, ei lahenda kõiki neid probleeme. Me oleme maapiirkond, küllaltki hõredalt asustatud, aga teatud valdkondades on see võimalik. Ja mu jutt oleks täna väga pikk, sellepärast, et biosfääri programmis saab rääkida tunde ja tunde ja UNESCO muudest programmidest. Aga kuna mul on täna antud ette, et ma pean keskenduma sellele kliimamuutustele ja kohanemisele, siis ma püüan ikkagi selles võtmes püsida ja lõpuks sinna välja jõuda. Aga kuna ma arvan, et mõni teist siiski ei tea, mis asi on UNESCO programm Inimene ja biosfäär, mis asjad on biosfääri programmialad, siis ma olen sunnitud natukene sellest siiski rääkima. Võib-olla, kui te tulite lennukiga või praamiga Hiiumaale, siis nägite ka seda silti, kas sadamas või lennujaamas. Et sellised sildid on meil nüüd väljas vist kõigis nendes nimetatud valdades, ma loodan, et juba on, ja siis sildi pealt, millele tähelepanu juhtida. Esiteks muidugi see parempoolne tekst, see hirmus ambitsioonikas lause, et Hiiumaa on UNESCO tunnustusega ala, kus inimesed elavad loodusega kooskõlas. Kõigis, nii Saaremaal kui Vormsil on sama tekst. Et see on tegelikult meie suur eesmärk. Me isegi ei oska öelda, mis asi see kooskõla tähendab, aga see ilmselt ma pean kasutama mitu korda ka ingliskeelseid väljendeid rahvusvahelistest tekstidest, aga see in harmony with nature, et see mõiste on, domineeriv praegu ka biosfääri programmis, et me räägime inimese ja looduse tasakaalust. Ja kohe etteruttavalt jälle seda, et nüüd üks asi, miks võib olla meil seda biosfääri programmiala väga hästi ei tunta, on see, et biosfääri programmiala on kandnud pikka aega nime biosfääri kaitseala ja inimesed on oma peast selle kuhugi kaitsealade
rubriiki paigutanud, et alatasa peavad meie programmi inimesed ütlema, et me räägime inimese ja looduse tasakaalu otsimisest. Nii et see on põhiline moto selle ala juures. Aga siit vasakpoolse pealt te näete, siis siin on UNESCO märk. UNESCO te kõik teate, see on ÜRO allorganisatsioon, mille valdkond on teadus, haridus ja kultuur. Nii et teadus, haridus ja kultuur on see, millega UNESCO tegeleb ja UNESCO allprogrammid. Ning teiseks siin kõrval on need tähed MAB, see logo, see on siis programmi inimene ja biosfäär logo. Ja programm ise loodi 1971. aastal juba UNESCO juurde. Ja katsun nüüd niimoodi välja lugeda ka selle, mis on selle programmi peamine mõte. Mõte on siis, tähelepanu, edendada tasakaalustatud suhet inimese ja looduse vahel, ühendades looduskaitset, säästvat arengut ning teadustööd ja haridust ülemaailmse biosfäärialade võrgustiku kaudu. Siin on nüüd katse kogu programm ühe lause sisse ära suruda, aga põhiline on siis jällegi see, et see on tasakaalustatud suhe inimese ja looduse vahel ja tegemist on kestliku, säästva või jätkusuutliku arengu piirkonnaga, kus taotletakse seda ja et seda tehakse siis teadustöö ja hariduse kaasabil. Nii et nüüd esimene koht kohe, kus ma juhin tähelepanu, et programm Inimene ja biosfäär on oma põhimõttelt väga tugevalt seotud haridusega. Inimese harimise ja loodusharidusega muu hulgas. Ja programm ise on kestnud, näete, aastast 1971. Eestis alustas ta tegevust juba Teaduste Akadeemia juures 1980. aastatel, siis sellised nimed nagu Jüri Martin, Hans Trass olid selle eestvedajad ja Urve Ratas oli siis sekretär programmis ning selle programmi kehastus maa peal loodi aastal 1990 ja see oli biosfääri programmi ala, tolle nimega biosfääri kaitseala. See saarestik kuulutati UNESCO biosfääri kaitsealaks aastal 1990, nii et 35 aastat. Minul on olnud õnn või õnnetus selle programmiga aastast 1990 olla koos, nii et olen sellega päris palju tegelenud. Ja ega see UNESCO programm Inimene biosfäär või biosfääri programmi ala ei ole ainus UNESCO teema Eestis. UNESCOl on väga palju tunnustusega alasid, teie teate paljusid neist paremini kui mina. Siin on siis mõned näited, et näiteks vaimse kultuuripärandi poole pealt on meil teada, on siis ühepuulootsik või haabias Soomaalt või siis suitsusauna traditsioonid Kagu-Eestist ja muide siis ka laulu- ja tantsupidude traditsioon koos Läti ja Leeduga kuulub UNESCO tunnustatud vaimse pärandi teemade valdkonda ja väga hästi on teada, et Kihnu on oma kultuuripärandiga UNESCO tähelepanu all olev piirkond, kus kultuuriruum on selle nimeks. Ja maailmapärandi nüüd kõige kõvema sildiga või kõige kõvema medaliga muidugi on maailmapärandi piirkonnad meil, siis nendeks on Tallinna vanalinn ja Struve meridiaan, mida küll päris käega katsuda ei saa, aga mis on olemas. Ja loovlinnade programm Tallinn, Viljandi, Tartu ja UNESCO ühendkoolid, kindlasti on pooled teist UNESCO ühendkoolidega seotud, et üle Eesti on siis UNESCO ühendkoolid, mis seostavad oma tegevust maailmaharidusega ja hiljuti on ka Hiiumaalt Palade loodushariduskeskus, ma ei tea, kas Karin või Marge on siin, on mõlemad, et ka siis me oleme Hiiumaalt selles seltskonnas.
Ja veel on UNESCO programme, siis maailmamälu asjad, mis on arhiivide ja muuseumitega seotud, Balti keti dokumendipärand, Hansaliidu dokumendipärand näiteks. Ning vasakul pool, see on ainukene kaart, mis mul täna on biosfääri alast, kahjuks ma slaidi põhjal või täpsemast kaardist ei teinud, aga te vist näete seda. Et see piirkond on siis kuulutatud biosfääri programmi alaks ja tegutseb vastavalt programmile inimene ja biosfäär. Nüüd korraks vaatame ülemaailmset pilti nende UNESCO programmi aladega. On siis pilt selline, et maailmas on neid tänaseks peaaegu 800. Neid sarnase programmiga ja sarnase agendaga, sarnase põhimõttega alasid, kus siis otsitakse inimese ja looduse tasakaalu, kus tegutseb kultuur, haridus ja teadus ja mis moodustavad tegelikult sellise väga suhteliselt tugeva võrgustiku ja mille tööd koordineerib sekretariaat Pariisis UNESCO peakorteri majas. Aga selle kaardi peal tahan ma juhtida tähelepanu sellele, et põhimõtteliselt paiknevad need biosfääri programmi alad peaaegu kõigis sellisest olulisemates või mitte kõigis maailma erinevates ökosüsteemi tüüpides, sellistes kõigis biogeograafilises regioonides. Ehk see tähendab seda, et nad on väga esinduslikud. Kogu see võrgustik, kogu see süsteem peegeldab erinevaid situatsioone maailmas sellest, kuidas inimene ja loodus ühes või teises ökoloogilises situatsioonis on elanud ja kohanenud. Siit ma hakkan lähemale jõudma sellele, kuhu ma pean lõpuks välja jõudma. Et tegelikult on siin näide sellest, kuidas inimesed on aastatuhandete jooksul kohanenud oma ökosüsteemi majandanud ja milliseid tasakaalusuhteid on nad loonud. Kahjuks on ka maailmas väga palju vastupidiseid näiteid, et tasakaalu on rikutud. Inimene on nii rumal liik, et ta ei oska seda tasakaalu hoida. Eelmisest ettekandest kas või vihje Sahara või kõrbestumisel üldse. Aga mingi ideaalne mõtlemine on selline, et on olemas inimese tasakaalukas olemine loodusega, et inimesel on olemas mingi ürgne tarkus, mingid ürgsed teadmised, võib-olla meie nimetame seda mõnikord ka talupoja mõistuseks, et neid näiteid, kuidas maailmas majandada erinevat tüüpi ökosüsteeme, nüüd see biosfääri programmi ala võrgustik tegelikult katab. Nii et andmeid on väga palju, näiteid on väga palju, nad on olemas ja neid kasutatakse või tuleks kasutada selleks, et mõelda, kuidas see asi peaks siis toimuma. Loomulikult on tegelikult tegemist jällegi väga kitsa sellise spektri osaga, sellepärast, et biosfääri kaitsealad ei saa olla linnades tavaliselt, ei saa olla suurtööstuspiirkondades, neid ei ole sellistes kohtades, kus on suured kaevandused, nad on ikkagi seal, kus on kõrged loodusväärtused. Biosfääri ala nime saab see piirkond, kus on kõrged loodusväärtused. Alles siis saab hakata rääkima sellest, kuidas need loodusväärtused on säilitatud koostöös kohaliku kogukonnaga. Nii et maailma see võrk ei päästa, aga mingisugused väga häid näiteid ja väga häid mõtteid saab selle võrgustiku kaudu nüüd maailmale pakkuda. Nii. See on see jutt, et kus siis on seos selle kliimamuutustega. See ongi nüüd see, mida ma ütlesin, et kuna biosfääri alad esindavad väga erinevaid ökosüsteeme ja kuna neis kõigis on olemas kohalik elanikkond, väike kõrvalepõige, see on nõue biosfääri alade loomisel. Kui keegi piirkond teeb ettepaneku, me tahame saada UNESCO biosfääri programmi alaks, siis nõue on, seal peab olema kohalik kogukond, kes elab ja tegutseb selles ökosüsteemis. Kui ei ole inimesi, kui on lihtsalt loodusväärtuslik piirkond, ta ei saa seda UNESCO nominatsiooni. Siis seal peaksid olema kujunenud kestvalt
eeldatavasti säästlikud või säästvad või jätkusuutlikud seosed ökosüsteemidega ja selle põhjal kujuneb või peaks olema kujunenud teadmus, kuidas seda ökosüsteemi majandada. Mägedes elavad kogukonnad teavad, kuidas elada mägedes ja milliseid ressursse saab kasutada. Kõrbes elavad kogukonnad hoopis teine viis maakasutuseks, põllumajanduseks, käsitööks, tööstuseks, aga see teadmus on kujunenud. Kuidas elada Läänemere saartel, kuidas püüda ja millist kala, kuidas metsa majandada, kuidas põllumajandust siin väheviljakal pinnal luua. See on mingi teadmus, mis on võib-olla tihti registreerimata, aga mis on nagu ühiskonnas olemas, et selle välja toomine ja selle hoidmine on siis selle programmi üks eesmärke. Nii et selles teadmuses võib sisalduda väärtuslikku oskusi ja teadmisi kohanemiseks ja vastupanuvõime ehk resilience suurendamiseks. Muide, konkreetsetest töödest, mis me alles hiljuti tegime mitme Läänemere biosfääri alaga koos tegime ühte projekti ja Hiiumaalt oli meie teemaks jääteed. Ja tuli ka publikatsioon jääteede teema, kuhu siis kogusime kokku mälestusi jääteest, jäätee ehitamise kogemusi ja siis ka teaduslikke artikleid jääteest, meteoroloogiast, klimatoloogiast ja miks me seda tegime? Sellepärast, et jääteed ei tule enam kunagi. See on minevik. Üks nähtus meie kultuuris ja meie elus saarte peal, vähemasti Hiiumaa ja mandri vahel, enam ei tule kunagi jääteed. Jää tuleb, see ei tähenda, et kliima on nii soe, et jääd ei tule. Jää tuleb, aga sellist võimalust, et ehitab riik või mõni firma ehitab üle jääraja mandrile, võib-olla mingis kriisiolukorras see on võimalik, aga siis me saame kasutada neid oskusi ja teadmisi, kui paks peab olema jää, kus kohal on ta tugevam madalike või sügavatel osadel, kuidas käitub jäälaamad siis, kui on tormised ilmad, kuidas käituda siis, kui vajud läbi jää ja mis sul peab kaasas olema autos, et kui sa üle jää sõidad. Sellest saaks ka pikalt rääkida. Jääteel üks põhjuseid, miks asi lõppes, oli see, et jäätee muutus turismi attraktsiooniks. Eluteest muutus ta attraktsiooniks, džiibid kihutasid, lõhkusid, tekitasid ohtlikke situatsioone. Sellel enam ei olnud mõtet. Jäätee ei olnud enam see, mis saartele oleks olnud hädavajalik, sest et praamid on nii head. Nii, aga lähen edasi. Tegin väga primitiivse skeemi, lihtsustatud skeemi, et enda juttu natukene toetada sellest samast, millest ma praegu rääkisin. Siin vasakpool need rohelised asjad, mis rohelised värvi on see, et kõige alumine plokk on kodumaastik, see ökosüsteem, kus me elame. Selle peal järgmine plokk on majandamise viis, kuidas me majandame seda, kuidas me loome kultuurmaastikku ja tasakaalustatud, pikaajaliselt tasakaalustatud looduskasutust. Selle peal asub kohalik teadmus, oskus elada antud viisi, antud liiki ökosüsteemides. Ja nüüd siis selle teadmise põhjal võiks arvata, et on välja kujunenud mingi oskus olla peaks olema vastupanuvõime või kohanemisvõime seda tüüpi ökosüsteemis. Ja nüüd, kui kliima muutub, see sinine mull seal, siis see on puhas abstraktsioon ja niisugune teooria, et kui see kliima muutub, siis see oskus selles ökosüsteemis elada annab sulle teatud variandid, kuidas paremini toime tulla väikeste või suuremate kriisidega. Ehk siis see on võib-olla nüüd see koht, kus meie biosfääri alade programm saaks panustada sellise kriisi ja vastupanu ja kohanemise võime välja arendamise sellega, et me toome selle kohaliku teadmuse välja, intervjueerime inimesi, kuidagi muudame teaduslikuks seda infot, töötame erinevate allikatega ja pakume seda. Seda väga tegelikult ei ole veel, seda on vähe, et seda kohalikku teadmust tänapäeva mõistes ka kodanikuteadust,
et kuidas seda rakendada just selliste programmilisse tegevusse. Nii, nüüd siis püüdsin sõnastada, mis siis programmi Inimene ja biosfäär roll võiks olla või on. Programmi Inimene ja biosfäär loob silla kohaliku teadmuse ja teadusliku lähenemise vahel. See on üks rollidest, see ei ole absoluutne tänase teema juurde sõnastatud punktid. Et programm aitab valida sobivad piirkonnad üle maailma ja loob erinevate olukordade andmekogud. Praegu programm MAP, sekretariaat Pariisis tegeleb sellise andmebaasi kujundamisega. On võtnud endale sellise eesmärgi viimasel ajal. Nii et programm aitab vahendada kohalikke rahvalikke teadmisi, oskusid ja viise teadusprogrammidele ning ideaalis aitab kaitsta kohalikku teadmust, kohaliku kultuurilisi, vaimseid, usulisi ja eetilisi väärtusi teaduslikustamise, sellist sõna ei ole päris olemas, teaduslikustamise käigus. See viimane tähendab seda, et teadus kipub töötama formaalselt ja kindlate meetodite raames ja puhastab tegelikult sellest kohalikust teadmusest välja eetilised, spirituaalsed, usulised ja muud komponendid, sellepärast et ta vajab ainult mingisugust konkreetset teaduslikku teadmist. Ja UNESCO programm tegelikult rõhutab kogu aeg seda vaimset ja kultuurilist poolt, et selle hoidmist ka. Ja nüüd siis, meil on 10 minutit aega, vähem, siis hakkan lõpetama. Et vähem kui kuu aega tagasi võttis programm MAP vastu oma uue strateegia. See toimus Hiinas, Hangzhou linnas, sellepärast nimetatakse seda Hangzhou strateegiaks ja ma tahan siis juhtida tähelepanu ilma ette lugemata, pärast võib-olla näete sealt, kellele huvi pakub sealt slaididest, et uus strateegia rõhutab mitmes kohas seda kohaliku teadmuse, kohaliku kultuuri rolli. Selles uues strateegias on 34 tegevuskava punkti ja mitmed neist rõhutavad seda kliimaseoseid, kliimamuutuste seoseid selle kohaliku teadmusega. Üks neist on tegevuse eesmärk 10, kus räägitakse kliimapositiivsete algatuste rakendamisest ja näiteks tegevuse eesmärk 33, kus räägitakse põlisrahvaste kohaliku teadmise ühendamisest teaduse ja tehnoloogiaga. Nii et Hiinas, muide käisin seal kohal, oli näha, kui oluliseks hiinlased peavad praegu tehnoloogia arengut. Robotid igal pool, mingisugused masinad, mingid arvutid, värgid, kõik vilgub, et tundus, et natukene hiinlased lähevad seda teist teed. Ja see, mida mina püüdsin täna propageerida, on see, et me vaataksime tagasi selleks, et näha nagu edasi, et kuidas me oleme elanud ja selles süsteemis ja kas me saame sellest kasutada mingisuguseid mõtteid tuleviku jaoks, mitte üritada kohe tehnoloogiliste lahendustega tegeleda, et see looduspõhised lahendused on tõesti, mida ma ka usun. Nii, ja siis 3 sõnumit kiiresti teile, 3 sõnumit tänase jutu põhjal, et muuta teie teadmist, mis asi on biosfääri programmi ala. Punkt 1. Biosfääri ala keskmes ei ole looduskaitse. Ma rõhutan seda, kui te arvate siin Eesti poliitikat mõeldes, et see on meil looduskaitse. Ei, keskmes on inimene. Programmi keskmes ja biosfääri ala keskmes on inimene. Punkt 2, mida rõhutada, siin teostatakse küll looduskaitset programmis. Meie looduskaitset teeb väga hästi Keskkonnaamet, mingil määral RMK, aga biosfääri programm teostab looduskaitset kultuuri, teaduse ja hariduse vahenditega, mitte inspekteerimise või kaitsmismeetoditega. Nende 3 asja vahenditega tehakse looduskaitset. Ja 3. on see, et on olemas ülemaailmne võrgustik, kus on kogu maailma teadmus põhimõtteliselt niimoodi kuidagi potentsiaalselt kokku toodud, et see ei ole üks koht ainult siin Eestis, vaid üle maailma on 800 sarnaseid. Nii, ja lõpetuseks teile kui pedagoogidele kontrolltöö. Ma tegin
skaneerisin sellest Hangzhou strateegiast, mida hiinlased välja andsid brošüürikese, võtsin ja brošüüris on mõned leheküljed ja seal on pildid ja tekstid ja minu küsimus on teile nüüd tänase jutu põhjal, mis on selles kujunduses, mida hiinlased tegid ja see on pikem jutt, miks hiinlased teevad nii ja meie teeme teistmoodi, aga et mis on siin nii-öelda valesti. Ja kui keegi ütles sõna inimene, siis ma olen väga rahul, et mul ettekanne kandis vilja, sellepärast, et tõepoolest kogu selles brošüüris on inimesi ühes kohas ainult, kus mingid jalgratturid sõidavad kui turistid seal. Kohalikku inimest ei ole ühegi pildi peal, on väärtuslikud mingisugused liigid, mingid kaunid loodusmaastikud, aga inimest ei ole. Tegelikult see raamatu, kui see brošüüri kujundus läheb vastuollu tema sisuga. Et ühesõnaga kokkuvõtteks, inimene ja loodus, nende tasakaal on see, millega tegeleb programm Inimene biosfäär. Aitäh ja meil on ka veebileht, võite vaadata. Suur tänu Toomasele ja meil on võimalus küsida ka küsimus siin, et paar minutit meil veel on. Millised, ma küsin niimoodi, et millised on põhilised väljakutsed konkreetselt just Lääne-Eesti biosfääri programmi alavaatest? Mis vaatest või? Jaa, just siinse vaatest. No, ma arvan, et neid väljakutseid ma nimetasin, mida ma ise pean oluliseks, ongi inimese seose tekitamine, inimese peas, inimese teadmises seose tekitamine selle kohaga, kus ta elab ja näha, et see on osa väga suurest pildist. Et igapäeva otsused tegelikult on osa suurest pildist. Võib olla see väga abstraktne vastus, aga üks selline filosoofiline väljakutse oleks selline. Aga väiksemaid väljakutseid, programmi teostamine, tööjõu rahastamine, siin seosed, sidumine kliima ja muude ministeeriumi kavadega, need on ka väljakutsed. Selge, sellega nüüd seostub üks küsimus veel, mis on siia kirja pandud, et kas biosfääri programmi alal elavad inimesed on või võiksid olla keskkonnateadlikumad kui teised? Kas neid teavitatakse või ka koolitatakse keskkonnateemadel rohkem? Mingil määral kindlasti on midagi lisaks. Jah, vastus on, et meil on erinevaid projekte, programme, nagu elamegi projektipõhises maailmas, teeme erinevaid selliseid ettevõtmisi, aga see ei ole meie eesmärk. Ma ütleksin, et meie eesmärk, kuna vahendeid on vähe, ei ole mitte see, et me teeme paralleelselt veel mingit struktuuri ja midagi lisame. Me pigem peaksime olema osa kõigest, mis toimub ja inimesed, kes väikeettevõtjad, turismiettevõtjad, õpetajad, nad saavad aru, et see piirkond on sellise märgisega ja sellise tähendusega. Pigem see on eesmärk, mitte see, et see oleks veel eraldi tegevusele lisaks. Kena, siis soovime jõudu selles töös ja head edu. Teeme veel Toomasele ühe aplausi. Aitäh! Aitäh!